Tere tulemast Tallinna Majanduskooli. Tallinna Majanduskool on asutatud 1906. 118 aasta jooksul on kool kandnud 42 nimetust ja läbi ajaloo oleme pakkunud nii kutse- kui kõrgharidust. Alates 2016 oleme pakkunud 5. taseme kutseõpet ja alates selle aasta sügisest tuleb meil uus 4. taseme jätkusuutliku ettevõtluse korraldus rakenduslik keskhariduse õppekava. Meie koolis on umbes 1800 õppijat, üle 30 000 vilistlase ja 240 töötajast on meil 200 õpetajat. Meil on enam kui 1000 praktikapartnerit iga-aastaselt ja 16 tasemeõppe õppekava, erineva pikkusega tasulised täienduskoolitused, Euroopa Sotsiaalfondi programmi tasuta kursused täiskasvanutele ja väga suur sidusus töömaailmaga, ehk siis meie õpetajad on oma valdkonna praktikud. Meil on 3 õppetooli: ärinduse, turunduse ja administratiivtöö. Mina, Anneli Kandelin, olen administratiivtöö õppetooli juht. Miks tulla õppima õigusassistendiks? Õigusassistendi kutse omandamisega lood sa endale võimaluse töötada õigusspetsialisti abilisena, kas selleks on siis advokaadi, notari, kohtutäituri büroodes või kohtutes, et valik on päris lai. Ja sobid õigusassistendiks, kui sa oled väga hea suhtleja, paindlik, tuleb toime pingeliste olukordadega ja tunned ennast hästi meeskonnas ning austad ka kutseetikat. Majanduskoolis õpid sa tundma õigusmaastikku, õiguse põhimõisteid ja nende rakendamise baasväljundeid selleks, et õigusspetsialistide abilisena sellel põneval maastikul ladusalt orienteeruda. Mis siis on need olulised märksõnad, millega sa peaksid eelnevalt arvestama? Ehk siis hea suhtlemisoskus, ta on ju vajalik klientide nõustamisel, selgituste andmisel ja meeskonnas töötamisel. Loomulikult siis loogiline ja analüütiline mõtlemine. Ta aitab teil õigesti tõlgendada kohtupraktikat ja õigusnormide rakenduspraktikat. Tähtaegade järgimine ja õigusteenuse administreerimine nõuavad väga head organiseerimisoskust. Ehk siis võimet hallata mitmeid ülesandeid korraga ja säilitada ülevaade keerukatest protsessidest. Ja õigusassistent peab tagama teabe ja kliendisuhte konfidentsiaalsuse. Ja see eeldab ausust, usaldusväärsust ja võimet kaitsta siis delikaatseid informatsiooni. Õigusloome areneb pidenevalt ja seetõttu peabki siis tegelikult olema valmidus õppida ja ennast täiendada, sellepärast et uued õigusnormid, kohtulahendid, praktikad, need on vajalikud siis nii-öelda töö lahutamatuks osaks. Ja kasvav tähtsus on loomulikult digitehnoloogiate kasutamine ja erialase võõrkeele oskus. Nii et kõik need on need oskused, millega sa peaksid eelnevalt vaatama, kas sul need on olemas. Õigusassistent õpib Tallinna Majanduskoolis 2 aastat. Tegemist on siis 5. taseme kutseõppega ja meile saab kandideerida keskhariduse baasil. Sessioonõpe toimub 2 või 3 nädala tagant ja toimub ta siis kas teisipäevast neljapäevani või neljapäevast laupäevani. Vastu võtame 1 õpperühma. Õppekava on siis 120 EKAP-it ja see 120 tähendab seda, et 1 EKAP vastab siis 26 tunnile tööle. Ja suurusjärgus meil 1 EKAP on 8 akadeemilist kontakttundi. Õppekava sisaldab ka praktikat 30 EKAP-it, ehk siis see on suurusjärgus 20 nädalat ja ka valikõpinguid 18 EKAP-it. Vaatame siis korraga tasemeõppe õppekorralduse eeskirja. Õppe toimub meil siis ajavahemikul 8.30 kuni 20.40 ja väga palju on meil tegemist ka e-õppega. Ehk siis kui õppeteema võimaldab, siis pakume ka e-õpet. Õpingute lõpetamiseks on vajalik õppetööst aktiivselt osa võtta, sooritada õppeaine, õpiväljundite saavutamine, lävendite tasemel ja hindele arvestatud.
Ja arvestusele pääsemiseks peab siis õppija täitma õpetaja kehtestatud arvestuse, eelduse või täiendava tingimuse. Ja arvestama peab siis sellega, et teine kursus lõpeb siis 5. taseme kutseeksamiga. Õppekava mooduleid on siis 5. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, kliendisuhete ettevalmistamine, õigusteenuse toetamine, praktika ja valikõpingud. Esimeses moodulis on teil siis individuaalne õpitee, enesearengut väärtustav hoiak, siis saate ülevaate organisatsioonist ja keskkonna mõistmisest ja 3. punkt, väärtusloome ja panustamine, on teil siis päev läbi ettevõtluspäeva, kus te siis tulete välja tiimiga oma äriideega. Moodul 2, kliendisuhete ettevalmistamine, on kokku 37 EKAP-it ja see on päris mahukas ja see on siis läbi 2 aasta, osad teemad võivad teil toimuda. Teemasid on 14, nii et väga palju on siis nii-öelda üldteemasid, aga ongi siis juba sissevaadet tegelikult õigusteemadesse ka. Ja nagu panete tähele, on meil siis juba siia ka tegelikult lisatud ka seda digipädevust. Moodul 3 on siis õigusteenuse toetamine ja samamoodi 14 teemat, kus te siis saate ülevaate kõikidest nendest õigusteemadest, mis on vajalikud õigusassistendina töötamiseks. Moodul 4 praktika toimub 2 osas. Ehk siis õigusassistendi üldised kompetentsid on 17 EKAP-it ja õigusassistendi valdkondlikud kompetentsid 13 EKAP-it. Olenevalt siis teemast ja praktikajuhendajaga läbirääkimistest saate vaadata, missugused on need teemad, mida te saate siis oma praktikakohas läbida. Moodul 5 on valikõpingute moodul ja siin on teil võimalus siis valida esimesel aastal 6 EKAP-i väärtuses ja teisel aastal 12 EKAP-i väärtuses endale valikaineid. Nagu tähele panete, siis oleme siin lisanud juurde sellest aastast ka uue valikmooduli tehisintellekti võimalused ja ohud, et käia ajaga kaasas. Vastuvõtt 2025-2026 õppeaastaks algab meil alates 19. maist ja kestab 20. juulini. Ehk siis hetkel me räägime 5. taseme vastuvõtust. Kooli vastuvõtmiseks peab õppijakandidaat esitama sisseastumisavalduse infosüsteemis SAIS. Ja kui on nõutud muud dokumendid, siis ka need. Ta peab omandama vähemalt keskharidust, valdama eesti keelt tasemel B2 või C1, olenevalt siis nüüd erialast, ja vastavalt kutsestandardi nõuetele valdama inglise keelt tasemele B1. Infotehnoloogilisi vahendeid peab oskama kasutada iseseisva kasutaja tasemel. Ja selleks, et siis kandideerida, on meil sisseastumise test koolis, arvutiklassis. Kandidaadil on lubatud vastuvõtuperioodil kandideerida kuni 2 õppekavale. Ehk siis selle saate SAISis ära märkida, kas esimese või teise eelistuse. Kuid õppima asumisel eelnevalt saab siis valida vaid 1 õppekava. Vastuvõtu tingimused on teil QR-koodiga ära näidatud ja saate täpsemalt siis meie dokumentidest selle kohta vaadata või teha siis küsimuse meie juturobotit kodulehel kasutades. Õppima võetakse vastavalt õppekohtade arvule vastuvõtukatsete tulemuste pingerea alusel. Ehk siis ühes õppegrupis võivad koos õppida nii riigieelarveliselt tasuta kui ka tasulisel õppekohtadel õppivad. Kutseõppe 5. taseme esmaõppe vastuvõttekatse koosneb valikvastustega testist, mille tulemuse alusel moodustatakse kandidaatide pingerea järjestus. Olge siis kindlasti ka meie infoväljas, kas selleks on siis Instagram, Facebook, LinkedIn või siis muud kanalid. Ja meie turunduse õppetool teeb väga vahvaid podcaste. Koolimajas on meil raamatukogu, garderoob, söökla. Saate kasutada tasuta psühholoogilist nõustamist, saate kasutada puhketoa või massaažitooli või siis isehoovis lihtsalt
värsket õhku hingata. Kontaktid on olemas meil ka kooli kodulehel, nii et küsige julgelt, kui sisseastumisega tekib teil küsimusi. Tere tulemast Tallinna Majanduskooli! Aitäh!